Tere tulemast kuulama ja vaatama sotsiaaldemokraatide podcasti, mis seekordse episoodi puhul kannab siis alapealkirja Ilmajutud. Mina olen Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser ja koos minuga on seda juttu siin veeretamas Vootele Päi, välispoliitika vaatleja ja hetkel aktiivselt kaitsetehnoloogia valdkonnas tegev. Ja sissejuhatuseks alustaks võib-olla algusest, alustaks kaugemalt. Eesti välispoliitika puhul on ajast aega arutatud selle üle, et kas meie välispoliitikat peaks suunama meie rahvuslikud huvid või hoopiski meie väärtusbaas. Ja ma ise olen aegade jooksul väljendanud mõtet, et võib-olla see vastandus on kunstlik, et kust meie huvid ikka mujalt tuletatud on kui meie alusväärtustest ja mõnes mõttes see kindlasti ka niimoodi on, aga teisest küljest paneb see kindlasti küsima, et kust siis on tuletatud meie väärtused. Kas need väärtused on kuidagi universaalsed, kas need väärtused on ajas muutuvad ja kas me oleme ikkagi nii-öelda kindlameelselt ja püsivalt nendest väärtustest võimelised lähtuma, sest et eks seda Eesti välispoliitikat, aga laiemalt lääne maailma poliitikat ju tihtipeale kaugemalt vaadates süüdistatakse sellistes topeltstandardites või teatavas kahepalgelisuses. Et mida me siis peaksime õieti oma välispoliitika kujundamisel esiplaanile seadma? On see mingisugune väärtussüsteem ja kui siis milline? Või on tegemist ikkagi väga pragmaatilise poliitika valdkonnaga, kindlasti selles mõttes ju kõigil on ilmselt silme ees Ameerika Ühendriikide tänane administratsioon ja Donald Trump, kelle poliitikat laiemalt, sealhulgas välispoliitikat ju tihtipeale nimetatakse transaktsiooniliseks ehk puhtalt nii-öelda vahetule hetke kasule orienteerituks. No, tere! Väga halva alguse vist teen nüüd sellele podcastile, et selles suhtes ma nagu nõustun sinuga, eriti sellel puhul, selle juures, mis sa ütlesid, et meie nagu see väärtussüsteem, mida me siin ju kaitsta tahame, et see ongi nagu meie strateegiline huvi, et ma olen ka nagu alati leidnud pigem nagu mõelnud selles suunas tõesti, et mis on riigikaitse mõte? Mis on meie kaitsepoliitika mõte? Meie kaitsepoliitika on kaitsta midagi. See ei ole nagu asi iseenesest või eesmärk iseenesest, et need väärtused ja need väärtused ja see nii-öelda liberaalne süsteem või liberaaldemokraatia, mis meil siin on, mida siis võib vastandada näiteks Orbani viljeletud võib-olla sellise illiberaalse demokraatiaga, mille ta juba 10 aastat tagasi välja kuulutas. Et ei olegi nagu asi iseenesest, et kui me hakkame oma kaitsepoliitikas või kaitsepoliitika tõttu võib-olla tegema mingeid valikuid või kompromisse nende oma põhiväärtuste arvelt, siis nagu paratamatult see tekib küsimus, et mida me siis nüüd enam kaitseme. Ja praegu on kindlasti, oleme me selles suhtes nagu mõnevõrra kahvlis, et riik võib-olla, mis Ameerikas Ühendriigid siis, kes on olnud meie julgeoleku tagamisel kindlasti nagu kõige olulisem või üks olulisemaid, see sõltub, kuidas võtta julgeolekupartnereid. Nende väärtussüsteem me näeme iga päevaga, natukene läheb meist kaugemale ja teisest küljest, mis mind võib-olla hästi murelikuks teeb, ja küllap me jõuame sellest veel detailsemalt ka rääkida, on see, et kuidas on tema suhtumine teistesse riikidesse ja partneritesse ja seal ei ole nagu ainult transaktsiooniline, vaid seal on just see sisepoliitikasse, teiste riikide sisepoliitikasse sekkumise mõõde ja selline üsna nagu jultunud. Et ma ei räägi ainult siin võib-olla enam isegi ühe või teise poliitilise jõu toetamisest, vaid me räägime näiteks Prantsusmaa näitel, nüüd vist ka ma saan aru Belgia näitel, võib-olla saab paremini kursis, ka riigi õigussüsteemi sekkumisest mõnes mõttes diplomaatiliste kanalite kaudu, et see on ikka päris julm tegelikult. Ja selles mõttes ma olen hästi nõus, et tasub alati küsida, et kui me kaitseme väärtusi, siis mida me kaitseme? Kui me kaitseme vabadust, siis mida me kaitseme? Et kas me kaitseme üksnes seda nii-öelda riigi vabadust välistest rõhujatest või me kaitseme tegelikult inimeste vabadusi, vabalt mõelda, vabalt ennast väljendada, kõiki neid põhivabadusi ehk siis seda
demokraatiat, sest noh, on selge, et vabadus ei ole üksnes väline, et me teame, et paljud riigid, mis on väliselt vabad ja sõltumatud, ei naudi tegelikult või ei paku oma kodanikele, oma elanikele mingisuguseid põhivabadusi, millega me arvame, et meie oleme siin Eestis väga, väga harjunud ja et need on nagu iseenesestmõistetavad ja väga hästi kaitstud. Aga üks küsimus, mis jääb ikkagi nagu vastuseta ju on see, et me ütleme, et Eesti huvid ei saagi kuskilt mujalt lähtuda kui meie väärtussüsteemist. Et kas see on universaalselt nii, et kui me mõtleme näiteks sellesama Ukraina sõja peale, et on ju, ei ole vaja minna nii kaugele kui India, et võib vaadata siin samas Euroopaski ringi, et on riike, kes ütlevad, et tühjagi meile sellest, et minnakse rahvusvahelise õiguse põhialuste kallale, püütakse riigipiire muuta jõuabil ja anastada territooriumi ja alla suruda rahvaid, kellel on enesemääramise õigus. Ja et kui meie riik saab siit teenida nii-öelda päris, isegi mitte mingis metafoorses mõttes, vaid saab teenida puhast raha ja osta näiteks odavat naftat või gaasi, et siis me peaksime nii-öelda seda võimalust kasutama. Ja et kas see tähendab, et saab lähtuda siiski ka puhtalt ainult pragmaatilistest huvidest, jättes väärtused kõrvale, või tähendab see seda, et on olemas palju erinevaid väärtussüsteeme, millest meie oma on ainult üks võimalik, et tegelikult selles suunas sa juba mõnevõrra ka osutasid siin rääkides Ameerika Ühendriikidest, mille selline poliitiline väärtusbaas on justkui murenemas ja muutumas praeguses ajas. Ja kas sellisel juhul see väärtussüsteem, mille külge meie ennast oleme nüüd pärast iseseisvuse taastamist ankurdanud, et on sellel tulevikku, on see taanduv väärtussüsteem nüüd ümberkujunevas maailmas, millest tulevikus määrab ikkagi õigust sõjaline jõud või majanduslik jõud. Kuidas sa näed seda? Ma isiklikult näen seda niimoodi, et kui me rääkisimegi sellest, et mis on see meie riigi alusväärtus, siis ütleme, et demokraatia, ja kui ma mõtlen demokraatia all, siis mitte lihtsalt seda, et meil toimuvad valimised korralised, kus inimesed saavad hääletada, vaid meie demokraatia võimalikult laialdane sõltumatus välistest teguritest, et täpselt nagu me oleme tegelikult aastakümneid, eks ole, kogu aeg võidelnud Vene mõjutustegevuse vastu, nagu me näeme seda, kuidas Vene mõjutustegevus mõjutab näiteks valimisi Moldovas, Gruusias, teistes riikides. Ja ütleme niimoodi, et siin ongi küsimus ega ükski, isegi Euroopa tervikuna, kui tegu oleks föderatsiooniga, ei oleks sõltumatu, olgem ausad, et ei saa majanduslikult olla sõltumatu selles mõttes. Seda vähem on mõtet rääkida sellest, et Eesti oleks kuidagi nagu täiesti suveräänne või sõltumatu. Nüüd küsimus ongi nagu tegelikult välispoliitika eesmärk selleks, et seda demokraatiat kaitsta, mis see alusväärtus on meid kaitsta selliste sõltuvuste eest, millega võivad kaasneda võimalused mõjutada meie demokraatiat. Täpselt nii, nagu me oleme ennast lahti lõiganud mõnes mõttes Venemaast, sest me mingi teatud hetkel ikkagi nägime, et sealt nagu see hind, see odav gaas või odav nafta, mis sealt võiks nagu meie kaudu Euroopasse voolata, mille pealt käputäis inimesi kindlasti saaks või teeniski väga palju raha. Et see tegelikult tuleb meie riigi sõltumatuse ja demokraatia seisukohast, see võib tulla väga kõrge hinnaga. Ja seal ongi nagu see küsimus, et jah, loomulikult sa võid sõlmida mingeid häid diile, saada mingit nagu majanduslikku kasu, aga kui sellega kaasneb sõltuvus mingisugusest riigist, eriti kui see sõltuvus muutub nii kriitiliseks, et sa tegelikult ilma selleta enam hakkama ei saagi, siis see tegelikult on, see tegelikult ei ole ju enam nii-öelda tulus ühele riigile. Praegu ju mõnes mõttes me ei seisa isegi Eestina, üksinda Eestina nagu sellega silmitsi, vaid tegelikult terve Euroopana mõnes mõttes. Ja teine, võib-olla ma lisaks siia juurde, et kui sa tõid siia näiteid, näiteks Ungarist ja Slovakkiast, eks ole, et kus on nagu valitud selline tee, et proovitakse laveerida, et me justkui nagu võtame Euroopast nagu hea ja siis võtame selle odava Vene gaasi ka või Vene nafta. Et jah, aga vaatamegi nüüd selleni, et milleni see need riigid on viinud, kas need ühiskonnad nagu tegelikult oma sisus on vabad, et kas see toimuvad valimised, jah, see toimuvad valimised, aga samas ja tegelikult see, kuidas Orban on üles ehitanud, siin oli vist kas eelmine või üle-eelmine nädal oli Välisilma dokumentaal isegi urbaniseerumise ja Ungari ja Orbani teemal, mida ma soovitan, et see on kindlasti ERR-i Jupiteris veel järelvaadatav ka.
et noh, see, kuidas ju süstemaatiliselt Orban seda oma süsteemi üles ehitas ja mis ta eesmärgid olid, see mõnes mõttes soosiski seda, et ta teeb koostööd selliste riikidega nagu näiteks Venemaa. Ja see, kuidas seda mõjuvõim on laiendunud, kuidas ikkagi meedia, peavoolumeedia on koondunud mingitesse kindlatesse kätesse, kuidas on ütleme, suuri Euroopa rahadega hankeid, rääkimata Ungari enda maksumaksja rahadest, on ikkagi, noh, seal oli mingisugune tema klassivend minu arust, kes tõusis seal 6 aastaga Ungari kõige rikkamaks inimeseks, on ju. Kui miski rääksub nagu part, näeb välja nagu part ja kõnnib nagu part, siis see on korruptsioonipart tõenäoliselt. See on küsimus õigusriiklusest, mis kindlasti on ka üks meie sellise harjumuspärase väärtusdebati ju põhilisi koostisosi, et demokraatia, õigusriiklus, et kindlasti see on palju rohkem kui ainult valimised. Ja õigusriik on vist ju see osa, kus Ungari on Euroopaga läinud kõige teravamalt tegelikult juba aastaid konfliktis olnud. Me räägime siin juba aastaid ka enne täiemahulist sissetungi Ukrainasse, eks ole. Sina tead ilmselt seda oskad paremini isegi kommenteerida. Ja noh, eks tegelikult on ju, me oleme ka harjunud mõtlema, et need organisatsioonid, kuhu meie kuulume ja kuhu kuulub ka tegelikult Ungari ja kuulub ka Slovakkia, et need on väga väärtuspõhised organisatsioonid erinevalt paljudest teistest, et me teame ju, et rahvusvahelises poliitikas ja rahvusvahelises kogukonnas on mitut tüüpi organisatsioone. Et on neid, mis sammutavad oma legitiimsuse sellest, et neil on väga kõrged standardid, on teisi, mis sammutavad oma legitiimsuse sellest, et neil on väga lai liikmeskond. Kõik on laua taga, nagu näiteks ÜRO, kus ju kaugeltki mitte enamusriike ei ole meie mõistes demokraatlikud riigid ja väga paljud neist ei ole õigusriikluse põhimõtetega mitte nii-öelda sina peal. Aga no teine küsimus on ju see, et need liidridega meie nende peakolude sisse ju ei suuda näha, aga vähemalt retoorikas nad tihtipeale mitte üksnes ei püüa laveerida siis näilise demokraatia ja siis oma mingisuguste korruptiivsete või muude pragmaatiliste huvide vahel, vaid nad tegelikult avalikult ju vastustavad neid harjumuspäraseid demokraatia põhimõtteid ja tegelikult lausa oma retoorikas avalikult käsitlevad läänelikku demokraatiat kui midagi, mis on läinud valet teed, käinud alla, millel ei ole tulevikku. Kui me mõtleme tagasi külma sõja aegadele, et üks kõige suurem konkurentsieelis vabal maailmal, mitte vaba maailma ees oli see, et vaba maailm oli atraktiivne nii oma enda kodanikele kui ka tegelikult neile, kes elasid siis despootliku valitsemise all. Et tänapäeval me näeme, et tegelikult see sama vaba maailm, demokraatia, õigusriikluse põhimõtted on kaotanud teatud osa oma atraktiivsusest oma enda inimeste jaoks. Et see pettumus on päris laialdane ja tegelikult tänu sellele pettumusele ka sellised liidrid nagu Vladimir Putin naudivad teatud võimalusi või kasutavad teatud võimalusi oma propagandas, oma psühholoogilises ja informatsioonilises tegevuses. Et kas, siit me tegelikult jõuame justkui väärtuste juures teise küsimuse juurde, et milleks on reeglid. Et me räägime väga palju sellest, et meile kui väikesele riigile on reeglite põhine maailmakord väga oluline, et selles on teatud prognoositavus, et me teame, et kui meie käitume nii, siis me võime oodata oma liitlastest, oma partneritest seda ja teist ja võime ette näha oma sammude tagajärgi. Kui reeglid enam ei kehti, siis maailm muutub palju vähem prognoositavaks ja meie ise väikese riigina, kes puhtalt oma jõul võib-olla kõigist raskustest läbi purjetada ei suuda, muutume kindlasti haavatavamaks. No ma alguses, kuna sa rääkisid jällegi siin sellest, läksid korraks oma mõtte alguses tagasi selle illiberaalse demokraatia mõtte juurde, et siis minu jaoks ongi olnud alati päris huvitav see, et kuidas ühest küljest Euroopa Liidu eelis on see, et isegi kui ühes riigis läheb nagu natuke kehvasti, nagu näiteks Ungaris on läinud, kui me räägime demokraatia tervisest, siis alati teised riigid nagu kuidagi nagu tasakaalustavad selle välja. Et minu kindlasti mure siin Euroopa Liidu tulevikku vaadates, kui me räägime nagu siseriiklikust ja õigusriigist ja sellest on see, et kas ja kui palju võib tulla veel neid riike, kus kuidagi nagu see suund läheb sinna urbaniseerumisele, et nüüd, kus me oleme siin aasta-poolteist enne Prantsusmaa valimisi, me näeme, et Emmanuel Macron ja tsentristlik valitsus, nad panevad seal üles siis neid turvatõkkeid või guardrails, kuidas sa neid soovid nimetada, et mis nagu vähendaks neid võimalusi, et kui peaks tulema parem populistlik valitsus, kes üritab kuidagi nagu kõigutada neid õigusriigi alustalasid, et siis see oleks nagu neile mõnevõrra keerulisem. Aga tegelikult
tegelikult samavõrra olen ma ju mõnes mõttes loomulikult mures ka sellepärast, et meie oleme samamoodi osa Euroopa Liidust, meil on ju sisuliselt ikkagi, kui otsused sünnivad, on meil sama suur kaal mõne laua taga kui prantslastel, siis kui hääletamiseks läheb. Mitte küll Euroopa Parlamendis, aga ütleme valitsuste tasandil. Ja minu mõte, eriti kui me vaatame siin näiteks järgmisi valimisi, mis Eestiski tulemas on see, et selge on see, et konservatiivsetel jõududel Keskerakond Isamaa eesotsas, et just Isamaa puhul on see, et tegelikult Isamaa on alati olnud väga sümpatiseerinud Orbaniga ja seda juba ammu enne Ukraina täiemahulist sõda, seal see nii-öelda seisukohad Venemaa suhtes muidugi lõid nagu kiilu vahele, aga tegelikult see sümpaatia või flirt sellise illiberaalse õigusriigi mudeliga on tegelikult meil ju Eestis täiesti ka koha peal olemas. Ja nüüd, kui me lähen sinu selle järgmise mõtte juurde, mis puudutas nagu seda reeglite põhist maailma korda, et ma nagu ei taha olla päris nihilist, aga ma julgen öelda, et ega tegelikult kas meil see, nagu Mark Carney, Kanada peaminister ütles, kas see oli vist Münchenis, kus ta selle kõne pidas, et tema mõte oli see, et see maailmakord, nagu milles me oleme elanud, et see tegelikult oli mitmes mõttes illusoorne. Et kui ma siin tema mõtet laiendan, siis ma arvan, et see mõte, et me oleme üldse elanud mingisuguses reeglite põhises maailmakorras, et see on nagu natuke olnud illusioon, sellepärast, et see, et miski toimiks reeglite põhiselt, see eeldab seda, et on keegi, kes neid reegleid kehtestab. Ja ütleme, võib-olla lihtsalt varem oli sellised maneerid, olid teised ja justkui nagu otsiti viisi, et õigustada mingeid asju, et see justkui tegelikult on vastavuses, et okei, see ei tundu päris okei, aga see selle teise reegliga nagu tegelikult see printsiibiga läheb nagu kokku. Aga kui rääkida nagu kui rääkida nagu reeglite põhise süsteemi nagu sellest, kui oluline see meie jaoks on, siis loomulikult ta on nagu samas jällegi oluline, aga kui me räägime sellest, et keegi peab neid reegleid kehtestama, siis minu jällegi, ma jõuan siin tagasi ringiga selle mõtteni, et olukorras, kus me oleme Euroopana, oleme sellise kolme nagu, ei taha öelda, et Venemaa on suur jõud, aga ta on lihtsalt ebastabiilne, agressiivne riik, nii et selles peitubki tegelikult Venemaa jõud ju. Ja Hiina ja USA vahel, et olukorras, kus me oleme seal nende kolme vahel, mis on nagu selgelt, USA demokraatiast me jõuame sellest veel rääkida, võib-olla on ju, et aga selles olukorras ma näengi, et Euroopa Liidu ainus perspektiiv ja võib-olla ka meie nagu sellise kindluse ja julgeoleku alus ongi tegelikult see, et Euroopal tekiks endal see võime olla see reeglite tagaja ühel või teisel viisil. Enne reeglite tagamist kindlasti on ju küsimus, et kes need reeglid ikkagi kirjutab, kelle käes on pliiats ja kui me mõtleme nüüd neile reeglitele, mis on siiamaani kehtinud nii palju, kui neid on, siis väga suurel määral on need ju kirjutatud ikkagi teise maailma tuules võitjariikide poolt, kelle puhul ikkagi toona jämeots oli demokraatlike riikide käes. Ja eks kogu see ÜRO arhitektuur, mis on ju rahvusvahelise sellise koostoimimise alusorganisatsioon tänase päevani mõnes mõttes, kuigi tema efektiivsuses üha enam ju kaheldakse. Et see on ju ka ikkagi organisatsioon, mille struktuur peegeldab teatud mõttes jõuvahekordi maailmas, nii nagu nad olid teise ilmasõja lõppedes ja võib öelda, et objektiivselt need jõuvahekorrad on märkimisväärselt muutunud. See organisatsioon disainiti ka viisil, mis tegi tema põhimõttelise reformimise peaaegu et võimatuks. Ma tegelikult ei ole nende hädaldajate killas, kes ütlevad, et ÜRO kui selline on täitsa mõttetu ja teda pole enam vaja. Et ÜRO-l on väga palju tahkusid ja see, mida teeb julgeolekunõukogu rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamisel või mida ta ei tee, et on ainult osa ÜRO tegevustest, et väga paljuski ju, mis puudutab ikkagi näljahädade ja vaesuse leevendamist ja kõiki neid nii-öelda pehmeid poliitikavaldkondi, siis ÜRO ja tema alus- või allorganisatsioonid on ikkagi väga olulised mängijad ka tänapäeva maailmas. Aga just nimelt selle julgeoleku puhul me näeme ju näiteks ka Ameerika Ühendriikide presidendi puhul üsna varjamatut katset luua ÜRO kõrvale, nii nagu ta lõi siin Nobeli rahupreemia kõrvale või üritas luua siis oma rahupreemiat, nii ta üritab luua. Sa räägid nüüd sellest FIFA jalgpalli omast või oli seal veel midagi? No eks me näe, mis sealt veel välja tuleb, aga nii ta üritab tegelikult sellest samast rahunõukogust ju luua mingit alternatiivi väga tõenäoliselt ka ÜRO-le. Ja need reeglid
ütleme, kui me räägime siin sellest, et näiteks Euroopa Liidu laua taga või ka, ma ei tea, NATO nõukogu laua taga, et meil on üks hääl, nii nagu on ka teistel. Euroopa Liidu puhul muidugi seal, kus otsustatakse kvalifitseeritud häälteenamusega, seal meie hääl on siiski mõnevõrra vaiksem. Aga ma julgen öelda, et isegi seal, kus otsustatakse konsensusega, siis väikeriikide võimalus või väikeriikide valmidus seda konsensust murda on siiski palju madalam, palju väiksem ja peabki ilmselt olema, kui on suurtel riikidel, nii et isegi NATO nõukogu, kus kõik otsustatakse ainult konsensusega. Seal kindlasti nii nagu ameeriklastel, nagu prantslastel, nagu sakslastel, nii on ka eestlastel üks hääl, aga meie hääl on siiski märksa vaiksem, kui on nende suurte riikide hääl. Et me võime öelda, et jah, loomulikult, kui asi puudutab meie mingisuguseid eksistentsiaalseid huve ja julgeolekumuresid, et siis me ei kõhkle oma vetot kasutamast, aga kindlasti on teatud piir, milleni me oleme või kui sageli, kui tihti, kui olulistes küsimustes me oleme võimelised seda vetot tegelikult kasutama. Ja tegelikult on ju näiteks Euroopa Liidu puhul üks päris selline kummaline dilemma, et me ütleme, et jah, et me oleme sama olulised kui kõik teised ja meie esmased julgeolekuhuvid peavad olema sama hästi kaitstud ja see justkui oleks argument selle poolt, et säilitada nendes olulistes julgeolekuküsimustes ka see vetoõigus ja ühehäälsuse nõue. Ja teiselt poolt me näeme, et seda ühehäälsuse nõuet ju üha enam kasutavad muu hulgas ka ikkagi eksistentsiaalsetes julgeolekuküsimustes need riigid, kes on minemas nende väärtuste osas teist teed, nii nagu see Ungari või Slovakkia, nii et ja me ei tea kunagi, kes see järgmine riik võib olla, eks ole. Et tegelikult mõni aeg tagasi oli alles ka Poola üks nendest riikidest, mis meile Euroopa Liidu nagu teatud otsustusprotsessides tegi suurt peavalu valmistas oma, nad ei olnud päris Ungari võib-olla, aga ütleme siin Poola eelmine valitsus, võib ka öelda, et nende suund oli kindlasti mõnevõrra sarnane, liberaalsete väärtuste alustades seal abordi keelust lõpetades seal sellega, kuidas hakkas konsolideeruma meedia teatud nagu ringkonda kätte, et need probleemid olid ju tegelikult seal samad. Aga kui rääkida nagu üleüldiselt nagu rahvusvahelistest organisatsioonidest, siis minu tunnetus on see, et vahepeal mulle tundub, et inimesed ei saa päris adekvaatselt lihtsalt aru, mis on nagu ÜRO ja mis tema mõte on. Et sa ei saa eeldada, et on mingisugune organisatsioon, kus siis kõik tulevad kokku ja lepivad omavahel ära. Et mina näen seda rohkem sellise konfliktide ära hoidmine algab ikkagi päris tihti sellest, et on üksteise mõistmine. Ja kui sul ei ole seda ruumi, kus saavad inimesed tulla kokku ja võib-olla nagu omavahel korraks läbi rääkida, et siis ei saa olla ka seda üksteise mõistmist. Et ma nagu, sina oled olnud ju endine välisminister ka, et ma kinnita või lükka ümber, aga ma ütlen, et võib-olla nagu Eesti nii-öelda kohalolu ÜROs või osalemine ÜROs andis meile infot mingite riikide ja regioonide kohta, kuhu meie enda diplomaatiline võimekus vastasel juhul nagu mitte kuidagi nagu ei küündiks lihtsalt sellepärast, et meil ei ole raha, et igasse Sub-Sahara, isegi mitte Levanti riikidesse igasse ühte oma nagu saatkonda püsti panna. Et see on nagu see infokanal on ja see suhtlus toimub seal. Kahtlemata ja ÜRO-l on märkimisväärne roll ja tegelikult on vaja sellist formaati, et me ikkagi, kui me räägime rahvusvahelise õiguse alusprintsiipidest, milleks on siin piiride vägivaldse muutmise või sõjalise jõuabil muutmise keeld, milleks on suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse austamine, et siis need printsiibid paraku kehtivad tegelikult kõigi riikide kohta, et me ei saa öelda, et ei ole võimalik muuta nende riikide piire jõuga, mis on demokraatlikud riigid, nii nagu meie demokraatiast aru saame, et need printsiibid paratamatult peavad kehtima kõigile, mis tähendab ka seda, et tegelikult peab olema foorum, peab olema formaat, kus kõik riigid saavad omavahel, kes on rahvusvahelise õiguse subjektid, saavad ka omavahel ühe laua taga rääkida, isegi kui nad ei lepi olulistes printsiipides kokku. No tihtipeale need efektid, nagu mis see rahvusvahelise õiguse nii-öelda efektid on või mingi kriminaalkohtu juhtumid ju need jõuavad oma tulemuseni, et ütleme, et kui kuskil saadetakse korda genotsiid või mingisugune suured kuriteod mingisuguse riigi valitsuse poolt, siis tihtipeale need protsessid ju jõuavad lõpuni, need ei toimu kohe, sul ei lenda kohe keegi kohale ja arreteeri seda hunta juhti näiteks, aga aeg läheb edasi, võib-olla 10 aasta pärast saab see hunta juht näiteks või riigi valitseja kuskile haagi ette, asi seegi ma ütleks. Ja selleks sul on vaja ju mingit seda väärtusraamistikku või õigusraamistikku, mille alusel nagu teda siis kas või hiljem nagu hukka mõista. Aga ma tahaksin tegelikult sul küsida hoopis ühte asja,
mina sain aru, et nüüd seesama, sa korraks mainisid ka seda Trumpi enda loodud Board of Peace'i või mis see nagu siis, ma ei tea, kas see peaks olema see ÜRO ekvivalent või mis on, igatahes ta kandis sinna 10 miljardit dollarit sellele organisatsioonile ka juba ära, ma saan aru, ja tema on igavesti on tema töökoht seal tagatud. Aga nüüd oli see, et sellel oli esimene kohtumine vist Washingtonis, nüüd just, ja kas ma sain õigesti aru, et Euroopa Komisjon oli esindatud selles rahunõukogus, mis valdavalt koosneb seal Trumpiga sarnaselt mõtlevatest riikidest ja siis näiteks siis nad olid äkki Indoneesia sinna kutsunud enam-vähem sanktsioonide või nende tariifide ähvardusel olid väänanud sinna laua taha ka veel mingeid riike juurde, et oleks rohkem lippe mida üles tõmmata. No ausalt öeldes ei ole ma väga details jälginud seda, kes millisel tasemel on esindatud, et eks lõppude lõpuks nagu öelda kohalolu on ka oluline, aga teine küsimus on, et millisel tasemel me tegelikult nii-öelda legitimiseerime seda alternatiivi ÜRO-le. Et kindlasti Euroopa huvides ei ole see, et tekiks mingisugune alternatiivne ÜRO, nii nagu meie huvides näiteks ei ole, ütleme, et tuumarelvade siis leviku tõkestamise lepingu kõrvale tekiks mingi alternatiivne tuumarelvade üldise keelustamise leping, et me tegelikult sellist paralleelreaalsustel baseeruvat rahvusvahelise õiguse süsteemi ei saa kindlasti pidada millekski, mis teenib Eesti huve. Ja tegelikult see rahunõukogu ju, ütleme see kontseptsioon, millest nüüd Trump üritab luua seda rahunõukogu, oli võrdlemisi kitsa mandaadi ja eesmärgiga, milleks oli ikkagi tegelikult Gaza ülesehitamine, millest on mindud väga kaugele ja kus tegelikult see algne eesmärk, ma julgen väita, on muutunud mõnevõrra... Euroopa Liidu algne eesmärk oli ka söe- ja teraseühendus, et aga siin me oleme. Jah, need on natukene erinevad. Loomulikult, aga asjad kasvavad ajas. Eks see välispoliitika on ju tegelikult... Me mõnikord võib-olla isegi ei mõtesta seda, mis asi on üleüldse riigi jaoks välispoliitika, et riigi jaoks välispoliitika on ikkagi oma rahvuslike huvide või mingisuguste väärtuste edendamine väljaspool meie oma seaduste eksklusiivse kehtimise sfääri. Et seal, kus me nii-öelda ei saa oma seadusi rakendada, oma siseriiklikke seadusi, seal me tegelikult ajame oma asja siis läbi diplomaatia, läbi erinevate välispoliitika harude, välismajanduspoliitika ja julgeolekupoliitika või isegi sõjalise julgeolekupoliitika. Et ses mõttes eks need rahvusvahelisi organisatsioone, nagu öeldud, ja rahvusvahelisi lepinguid on ju tohutu hulk ja isegi kui sa siin mainisid seda rahvusvahelist kriminaalkohut, et ega näiteks ju teame, et Ameerika Ühendriigid ei ole sellega liitunud, teame, et mitte ainult ei ole sellega liitunud, vaid nad sanktsioneerisid ka kohtunikud, kes Gaza-Iisraeli küsimus seal ja Läänekalda küsimusi lahendavad. Need kohtunikud said mingisugused sanktsioonid peale, mis vist päris elus, paranda mind jälle, kui ma eksin, aga päris elus see tähendab seda, et seal oli Prantsuse kohtunik üks vähemalt, kes sai need sanktsioonid peale, mis tähendab seda, et selle inimesel sisuliselt ei olnud võimalik kasutada pangakaarti. Ja teatud mõttes on see paradoks, millel on ju mingi ratsionaalne põhjendatus, et ajalooliselt jällegi ka isegi ÜRO hartasse on sisse kirjutatud ju võimalust, kui me ütleme, et rahvusvahelise õiguse seisukohalt sõda kui selline on ülimalt illegaalne asi, et siis on teatud juhtumid, kus sõjalise jõu kasutamine on õigustatud, põhjendatud ja vajalik, näiteks just nimelt genotsiidi ärahoidmiseks või mingisuguste kriiside lahendamiseks riikides, kellel ei ole endal teovõimelist või legitiimset valitsust. Ja selleks on tegelikult ÜRO hartas mehhanismid ette nähtud ja kui need mehhanismid on ette nähtud, siis on vaja, et keegi ka suudaks tegelikult vajadusel neid selliseid samme jõustada ja ajalooliselt Ameerika Ühendriigid on lääne vaatest või demokraatliku maailma vaatest täitnud enam või vähem edukalt ja seal on kindlasti nii ühe kui teistsuguseid näiteid sellist globaalse politseiniku rolli. Ja sellisena kindlasti Ameerika Ühendriikide sõjaväelased näiteks on ka siis ju avatud teatud õiguslikele ohtudele. Et selles mõttes see ajalooliselt see hirm, et institutsioone nagu rahvusvaheline kriminaalkohus võidakse kasutada ka teatud poliitilise arvete veendamise mehhanismina on arusaadav.
küll aga jah, selles olukorras, kus võib-olla Ameerika enda välispoliitilised sammud, Ameerika enda sõjajõu kasutamine on üha enam rahvusvahelise õiguse seisukohalt küsitav ja isegi võib öelda, et paljudel juhtudel Ameerika enda siseriikliku õiguse seisukohalt küsitav. Et seal muidugi asetab ka see skepsis kriminaalkohtu vastu uude valgusesse ja üks asi on nii-öelda jääda väljaspoole seda süsteemi teatud omaenda siseriiklikel põhjustel. Teine küsimus on seda süsteemi püüda nii-öelda aktiivselt maha suruda või lammutada, survestades näiteks rahvusvahelise kriminaalkohtu kohtunikke läbi sanktsioonide. Ja kui me mõtleme jah, nagu näiteks Ukraina konflikti peale, kus ju toimuvad praktiliselt kõik need 4 kuriteoliiki, mille üle õiguse mõistmiseks kriminaalkohus on ellu kutsutud, sõjakuriteod, inimsusevastased kuriteod, genotsiidikuriteod, agressioonikuriteod, et siis vajadus rahvusvahelise kriminaalkohtu või sarnase institutsiooni järele on ju täiesti vaieldamatult olemas. No tõepoolest varem või hiljem, aga mulle jäi enne kõrva see, mis sa ütlesid selle kohta, et välispoliitika on riigi nii-öelda mingisuguste huvide teostamine väljaspool enda õigusruumi. Et ma tuleks korraks tagasi selle näite juurde, mis ma enne tõin, et siin tõepoolest siin vist umbes 6 või 1,5 tagasi üks siis Prantsusmaa kohtunik, kes tegeles Marine Le Peni kohtuasjaga, liiga pikalt ei seleta, aga põhimõtteliselt Marine Le Pen ühe süüdistuse või ühe kohtuotsuse tõttu tema ei saa justkui kandideerida järgmiste Prantsusmaa presidendivalimistel. See on päris suur asi, sest et nagu reitingute kohaselt oleks ta, eks ole, parem populist ja peamine Macroni vastane ja võimalik ka võitja. Ja ühesõnaga kohtunik, kes siis selle protsessiga kuidagi nagu üht või teistpidi seotud oli vist nagu kõrgemalt tasandilt küll, et temale lähenesid seal Ameerika Ühendriikide saatkonna töötajad, kes mingisuguse vabandusega umbes, et me räägime üleüldiselt nagu sellest, et kuidas õigusruumid on ja nii edasi. Aga tegelikult nad hakkasid hoopis survestama, et põhimõtteliselt siis sisuga, et kohtuprotsess Le Peni üle, kes siis väärkasutas suures ulatuses Euroopa Liidu vahendeid. Et see kohtuprotsess on poliitiline tagakiusamine ja kas on võimalus see asi ära lõpetada ja tühistada tema kandideerimiskeeld. Et ühesõnaga, kui siin väga lihtsalt öelda, siis mina näen siin nagu ikkagi välisriigi katset otseselt mõjutada teise riigi, ehk siis antud juhul Prantsusmaa õigussüsteemi sõltumatust. Ja see on ju kindlasti üks nagu demokraatia ja demokraatliku õigusriigi absoluutne alus. Aga nüüd ma mõtlengi, et kuidas sa nagu seda olukorda siis nagu hindad, et kas see võib olla kuidagi nagu legitiimselt üldse põhjendatav selline sekkumine diplomaatiliselt või pigem tundub see nagu midagi uut? See kindlasti ei ole kooskõlas sellega, kuidas me oleme seni aru saanud liitlaste vahelisest läbikäimisest. Ja ega kui me mõtleme tagasi aasta eest peetud J.D. Vance'i kõnele Müncheni muldusel julgeolekukonverentsil ja mitmele ülesastumisele, mida tegelikult Ameerika administratsiooni juhtivad tegelased on vahepeal siin teinud, et siis nad ei ole eriti nagu püüdnud isegi looritada või varjata seda, et nad arvavad, et tegelikult see väärtussüsteem tulebki ümber kujundada ja et Euroopa peakski rohkem üle võtma või Euroopas peakski siis nii-öelda aitama võimule neid jõude, kes jagavad tegelikult selle uue Ameerika vabariikliku parteiga siis sellist väärtussüsteemi. Aga ma siit tegelikult, üks asi on seda kirjeldada, öelda, et need asjad, mis juhtuvad, on kohutavad. Aga sellel on nagu 2 praktilist küsimust, mis siit nagu lähtuvad. Üks on see, et mida me siis peaksime, kuivõrd me peaksime nii-öelda olema aktiivselt ja vastustama seda oma enda välispoliitilises tegevuses, seda, mida me näeme Ameerikas juhtuvat ja mis meie vaatevinklist on ebasoovitav või isegi ohtlik. Ja teine küsimus on laiem, et kuidas meie ja meie Euroopa partnerid ja liitlased, kuidas me peaksime siis seda tulevast koostööd ameeriklastega nagu ette nägema, sest ega
kui me mõtleme tagasi siin möödunud aastakümnete suurtele rahvusvahelistele konfliktidele, me oleme ju tegelikult demokraatliku maailmana püüdnud luua koalitsioone, mis lähevad väga kaugele üle demokraatliku maailma piiride, et me ju ei ürita tõugata kõiki neid režiime, kes ei jaga meie arusaamist demokraatiast endast eemale või nii-öelda teisele poole rindejoont ja kindlasti ei ole see praktiliselt mõistlik ka Ameerika Ühendriikide puhul. Mõtleme siin tagasi näiteks lahesõdadele, et siis ikkagi ameeriklased eeskätt, aga ka Euroopa liitlased nägid kurja vaeva, et Saudi Araabia ja Egiptus sellised riigid oleks meiega ja meie poolel. Ameeriklased üritasid sama Iraanis ka teha näiteks, alati ei õnnestu. Eks seda, kui me läheme tagasi nii-öelda aastakümneid ja vaatame näiteks Ameerika Ühendriikide praktilisi poliitilisi samme laiemas Lähis-Idas, et siis need ei ole olnud täpselt mitte alati edukad. Aga eurooplased seal ka muidugi alati üleliia edukad ei ole olnud. Ja Euroopa äparduste ajalugu on kindlasti palju pikem ja läheb palju kaugemale. Euroopal on muidugi, Euroopal on see probleem, et ütleme suure osa regiooni, eriti Aafrika riikide jaoks samamoodi ju Euroopa seondub tervikuna ikkagi koloniaalpärandiga ja neil on, ütleme, Aafrika riikides on Euroopa suhtes samasugused, ma natuke olen ka seal ringi reisinud, sina ka kindlasti, et ma ei tea, kas sa samamoodi tundnud, et kui seal nagu käib jutt Prantsusmaast või UK-st või nii-öelda suurtest Euroopa riikidest, siis nende tunded või see sentiment, mis kohalikest tekib, on minu jaoks üsna võrreldav selle tundega, mis tekib nagu eestlastel venelaste suhtes. Et selline endine ikkagi jõhker anastaja, allutaja, et see on nagu Euroopa suhtes on see sentiment seal Aafrikas ikkagi väga terav. Ja Venemaa ju võimendab seda sama sentimenti oma nagu infosõja ja oma nii-öelda kõikide Wagneri sõduritega, kes seal kõik koha peal on kuni tegelikult ju õige usu preestriteni välja, kes nende Wagneri sõdurite sabas kõnnivad, huntasid võimule aitavad seal läbi terve see vöö, mis see Sub-Sahara mässuvöö on, sina tead võib-olla isegi peast neid riike, kus see kõik toimunud on seal viimase 3-4 aasta jooksul, aga. Ja loomulikult Venemaa on aktiivne ja see ei ole iseenesest üllatav, et tegelikult see kogemus ja see praktika läheb ju tagasi ka väga sügavale külmasõja aegadesse, kus tegelikult neid proksi sõdu peeti ju päris kaugel Euroopast, ja ka Ameerika Ühendriikide poliitika toona oli ju see, et üritada ümbritseda siis seda Nõukogude sfääri erinevate alliansside ahelaga, millest ainult see NATO oli suurel määral nii-öelda ühistele väärtustele rajatud organisatsioon, palju teised olid märksa ebapüsivamad ja rajatud ikkagi ühisele hirmule, jagatud hirmule mingisuguse Nõukogude ekspansiooni ja invasiooni ees. Ja paljud neist liitlastest tegelikult tormiliste sündmuste arenedes vahetasid väga kiirelt pooli, et oli ju see sama nii-öelda CENTO või Bagdadi pakt, kuhu kuulasid nii Ameerika Ühendriikide ja Türgi ja Suurbritannia kõrval nii Iraan kui ka Iraak. Nii et selles mõttes kindlasti need liidud ja alliansid ei ole ilmtingimata ja alati teab, mis püsivad. Eks Ameerika on ikkagi igal pool, kus on olnud võimalik oma nii-öelda mõjusfääri laiendada sõjalise jõu otsese kasutamise asemel on ju alati kasutanud rakendutuseks pehmet jõudu. Ütleme, et mina olen ja sina ilmselt ka suures osas oleme üles kasvanud nagu sellises maailmas, kus nagu Ameerika oli selline American Dream ja justkui see illusioon Ameerikast oli kuidagi need sarjad, mis telekast nägid ja üleüldiselt nagu kogu see demokraatia vabadus, et kõik see soft power on olnud alati Ameerika tugev eelis. Ja sellepärast mind nagu hästi teraselt jälgingi seda, kuidas praegu nagu mõnes mõttes Ameerika on lükanud sisse mingisuguse täiesti teise käigu, et see pehme jõud ei ole enam pehme jõud, see on J.D. Vance'i kõned, ikkagi otsese kriitikad Euroopa suunal ja nüüd ma saan aru, et on isegi eraldatud ikkagi alustades sellest riikliku julgeolekustrateegiast, kus mainiti ära, et Euroopa riikides nii-öelda konservatiivsete ja parempopulistlike jõudude toetamine, nii-öelda Trumpi-meelsete jõudude toetamine, et selle kaudu siis Euroopa Liidu ühtsust nagu mõnes mõttes murendada, et see on nagu üks nagu rahvusliku julgeoleku prioriteetidest. Ja siin tekibki... See on märkimisväärne ja tegelikult ju Ameerika julgeoleku strateegias
Euroopat on mainitud märksa sellises negatiivsemas Venemaad vist mitte kordagi või? Kui traditsioonilisi Ameerika vastaseid ja väljakutsujaid. Ja võib öelda, et võib-olla Hiina on siin erand, et Hiina suhtes see nii-öelda mure ja hirm nende võimaliku tõusu ja nende pürgimise pärast nagu selliseks juhtivaks normatiivseks jõuks, et see on päris märkimisväärne. Aga tulles korraks tagasi, et sa mainisid seda Aafrikat ja seda, kuidas seal tajutakse siis Euroopa riike endisi koloniaalvõime. Et see ei ole nagu selles mõttes päris selline mineviku küsimus, see on suurel määral tegelikult ka oleviku küsimus, et kui ma mäletan ühte omaaegset vestlust ühe kõrge Saksamaa poliitikuga, kes rääkis, et teil eestlastel on väga suur selline ajaloo taak kanda ja et me saame aru, et teil on suur trauma ajalooline seoses pika Vene või Nõukogude okupatsiooniga ja ma püüdsin talle selgitada, et kindlasti on see ajalootrauma olemas, et ka Saksamaal endal, et see ajalootrauma, mis on Saksamaal Venemaaga seoses, on erinev meie omast, sest meid Venemaa okupeeris, nemad proovisid okupeerida Venemaad. Et nii, mõlemad jätavad kindlasti psüühele jälje, aga et hetkel ei tee meile muret, mitte see traumaatiline minevik, vaid see võimalik traumaatiline tulevik. Aga sellest koloniaaltaagast rääkides, et siin alles mõned loetud nädalad tagasi oli ju see kummaline juhtum, kus Ameerika administratsioon võttis väga karmilt sõna brittide otsuse üle siis anda tagasi Mauritiusele Chagose saared või siis Diego Garcia mereväebaasi saar India ookeanis. Et tegelikult me tihtipeale mõtleme nii-öelda omaenda väga traagilisest ajaloost ja ütleme, et meie rahvuslikest huvidest arusaamiseks tuleb mõista väga detailis meie ajaloo nüansse. Ja see on tõsi, et meie ajalugu ja meie kogemus on unikaalsed. Mida me tihti ei mõista on see, et see asjaolu, et meil on unikaalne ja nüansirikas minevik, et see ei ole kuidagi unikaalne. See ei ole absoluutselt unikaalne. Need inimesed, kes selleks, et seista vastu Nõukogude ekspansiooni ohule, tõsteti välja oma kodudest kusagil Diego Garcia saarel, et nende trauma on kindlasti sama sügav ja nende soov nii-öelda saada kuidagi kompenseeritud selle trauma eest on kindlasti sama siiras kui meie oma. Ja tegelikult ütleme niimoodi, et Euroopa ikkagi kaks sellist võib-olla suuremat kes koloniaalvõimu ja kellel ka nagu tänaseni need territooriumid on erinevate siis juriidilised nüansid seal, et kes on autonoomne, kes on poolautonoomne. Prantsusmaal samamoodi, eks ole, me räägime siin Kariibi merest kuni Kagu-Aasiani välja, erinevad saarekesed ja mõnes mõttes, kui ma vaatan, kui ma jälgin nii-öelda seal Mandri Prantsusmaa poliitikas, ma näen, et tegelikult see on selline üks pidev jama tegelikult nende kolooniatega, sest et seal on täpselt samamoodi oma sisepoliitika, keegi tahab ise seisuda, samas kas nad saavad ise seisuda, sest et nad tegelikult ei saa ise ammu enam hakkama, kui nagu Prantsuse süsteemiga üht või teistpidi seotud ei ole. Samamoodi osades on Prantsusmaa sõjaväebaasid, mis tagavad Prantsusmaa kohaloleku, millest ma arvan, et tegelikult Eesti inimesed ja Eesti kuulajad võib-olla päris hästi ei hooma seda, et Prantsusmaa on ju viies suurim mereline jõud üldse maailmas. Neil on ikkagi ülemaailmne haare just läbi tänu nende geograafiliste punktide, mis on seal Kariibi merest kuni India ookeanini. Need tugipunktid, mis seda nagu tagavad. Aga ütleme, et sellest rääkides, et kui me räägime siin, et endine koloniaalvõim ja pehme jõud, et ma mõtlengi, et kui tulla nagu tagasi nüüd siia koha peale Eestisse, ma olen lihtsalt ise, ma eeldasin vastust kohe võib-olla, aga ma olen ise nagu hakanud mõtlema, et mis juhtub sellel juhul, eks ole, kui me oleme siin lähima paari aasta jooksul tulevikus, siis on silmitsi olukorraga, et me teame, et Isamaa suhtes näiteks meil on algatatud, eks ole, mingisugune menetlusprotsess. Et mis me teeme või kuidas me reageerime näiteks see, kui me saame teada, et kohalik mingi saatkond on sekkunud otseselt ja püüdnud mõjutada kohtunikke, kes nagu tegelevad, eks ole, mingisuguse poliitilise erakonna rahastamist puudutava protsessiga. Mida me sellisel juhul teeme? Samamoodi, mida me teeme näiteks siis, kui me tõesti näeme, et selle sama fondi ja strateegia alusel näiteks Ameerika Ühendriigid hakkavad siin otseselt rahastama mingisuguseid teatud mõttekodasid või erakondadega seotud mõttekodasid, et kuidas me selle reageerime, sest et ütleme, kui varasemalt me oleme näinud, et mingi teine riik, seni siis peamiselt, eks ole, Venemaa,
on üritanud mingite organisatsioonide kaudu mõjutada meie poliitikat üht või teistpidi, siis meie reaktsioon on suht ühene. Kõik need asutused on kinni pandud, nende tegevus siin tõkestatud. Et see on selline võib-olla, ütle, kui see on paranoiline, siis jumala eest ma olen õnnelik, kui see on paranoiline, aga paratamatult, kui ma näen, et sellised asjad nagu juhtuvad juba reaalselt Prantsusmaal, Poolas, Belgias, et see kuidagi see tuleb lähemale. Me oleme tegelikult ju näinud, et meie partnerite, meie liitlaste erinevad fondid, erinevad sihtasutused on tegelikult ju panustanud märkimisväärselt raha seni peamiselt selleks, et ikkagi arendada demokraatiat, õigusriiklust, neid läänelikke väärtusi. Et tegelikult me näeme ka, et mitmed sellised siirderiigid, kes kipuvad teekäänakul minema vales suunas, et nad... me ise toimetame, toimetasime Gruusias pikalt, me ise toimetame senini Moldovas. Ja tegelikult ju, kui me mõtleme sellele Orbanile, kes ise on ju tegelikult siin Sorose fondi Sorose fondi kõige edukam vilistane. Kes tegelikult ju sülitab tuld ja tõrva nende samade institutsioonide Sorose peale ja nende fondide peale, kelle toel tegelikult seda Ungari demokraatiat üles ehitati pärast kommunismi aja lõppu. Et need selles mõttes need stsenaariumid ei ole päriselt ju nii-öelda ulmelised, et ma arvan, et kõik need halvad asjad, mida me näeme juhtumas Ameerikas või Lääne-Euroopas, et me kindlasti ei ole päriselt immuunsed nende vastu ja see tegelikult võib-olla kokkuvõttena sellest tänasest podcasti episoodist toobki meid tagasi selle küsimuse juurde, et kui me kaitseme demokraatiat, kui me kaitseme oma iseseisvust, siis mida me tegelikult kaitseme. Et ma arvan, et kui me sellele teele asusime, oma iseseisvust taastama asusime, et siis me mitte ainult ei ihalenud nii-öelda vabadust sellest võõrast võimust, mis oli kindlasti nii-öelda eelduseks, et meil oleksid ka kõik muud vabadused, vaid me tegelikult ihaldasime ka olla vabad inimesed vabal maal. Ma ise usun ka sellesse, et inimesed ei tahtnud ainult kanda lihtsalt teksasid ja videomakki saada, et seal oli ikkagi midagi enamat võib-olla taga. Ja ma arvan, et me tegelikult võib-olla tihtipeale oleme nagu seda fookusest välja laskunud just selle, et tegelikult demokraatia ja vabadused ju kaovad, surevad aeglaselt. Et see ei ole nii, et täna on ja homme ei ole, et see on tegelikult järk-järgult, et me hakkame ühel hetkel vaatama nagu üle õla ja hakkame rääkima vaiksemal häälel asjadest, mida me võib-olla kardame, et võimud võivad meie vastu kasutada ja tegelikult selles mõttes ma arvan, et me peaksime ikkagi rohkem mõtlema sellele, et mis see on, mida me kaitseme siis, kui me ütleme, et me kaitseme Eesti riiki ja tema vabadust. Aga selle koha peal oleme me ammendanud meile antud 45 minutit. Sul oli stopper käis terve aja. Peaaegu nii. Aga ma arvan, et päris paljud nendest küsimustest, mis tegelikult puudutavad seda ütleme, liberaalse demokraatia tervist ja tulevikku ja rahvusvahelise reeglitepõhise maailmakorra hetkeseisu ja tulevikku, et need jäid ju ammendava vastuseta, ilmselt jäävadki ammendava vastuseta, aga loodan, et olite meiega ja loodan, et siis järgmine kord me jõuame juba nende küsimuste arutamisel sammu kaugemale. Absoluutselt. Kõik head. Aitäh.